sinu arvates on isiklikest asjadest rääkimine töö juures normaalne, sobilik, kasulik või kahjulik või ohtlik? See on üks küsimus, mis tihtilugu ka juhtimiskoolitustel kerkib, kuna laias laastus jagunevad juhid kahte suurde gruppi. On juhid, kes eelistavad rohkem sellist formaalset töökeskkonda, kus hoitakse rangelt tööalaseid suhteid, isiklikke kontakte välditakse, hirmus, et kui ma saan nende inimestega liiga sõbraks, liiga lähedaseks, siis mul on raske neid juhtida ja pealegi kaotan oma autoriteedi juhina. Mistõttu ma hoiangi sellist distantseeritud juhtimisstiili. Ja on teine seltskond juhte, kes ütleb, et aga kuidas ma saan nende inimestega teha sisulist aktiivset koostööd, kui ma ei ole nendele inimestele piisavalt lähedal, kui ma ei tunne neid inimesi, kui ma ei tea, kellega tegemist on, ma ei tea nende mõttemaailma, ma ei tea nende tundemaailma ja kui ma ka ei näita enda seda inimlikku ja isiklikku poolt välja, siis on ka nendel minuga raske koostööd teha, mistõttu nemad on siis valinud selle teekonna, et nad pigem püüavad suhteid arendada, usaldust kasvatada ja nagu me selles väikses minikoolituses kohe näeme, see ei tähenda sõbraks saamist, aga pigem tähendab see piisavalt usaldusväärse, emotsionaalselt avatud keskkonna loomist meeskonnas eesmärgiga, et info liiguks paremini, et inimesed tunneksid ennast mugavamalt, et nad julgeksid arvamust avaldada, nad julgeksid üksteisega mitte nõustuda, nad julgeksid võib-olla oma juhile mõnikord vastu vaielda. Ja see on see kasu, mis tegelikult sellisest nagu vähem formaalsest meeskonnakultuurist tuleneb. Aga vaatame nendele teemadele siis natukene lähemalt sisse. Paar head näidet võib-olla sellisest suhtelisest rangusest ühes meeskonnas. Ja see avaldub siis eelkõige pigem nagu sellise juhi kaudu, kes oma olemuselt ei ole üldsegi kuidagi pahatahtlik või kuri või õel. Ja isegi võiks öelda, et ei pruugi olla selline nagu ülemuse või selline bossi tüüpi juht, vaid olen kohanud ikkagi sellise juhtkondi ja meeskondi, kus juht ise näeb selle usalduse väärtust, emotsionaalse avatuse väärtust, aga pigem on olnud probleem selles, et kas ta kardab, et see asi läheb käest ära või ta ei julge lihtsalt sellist nagu inimlikku avatust hakata sinna meeskonda looma. Ja avaldubki siis selles, et nagu pinnapealselt vaadatuna on kõik justkui nagu hästi. Inimesed saavad läbi, tehakse nalja, kõik tööjutud saavad räägitud, aga pigem osa sellest meeskonnast on selline ettevaatlik. Ja selliste koolituste puhul sa tunnedki ruumis olevat sellist nagu ettevaatlikkust või isegi ma ütleks nagu sellist hirmuenergiat natukene. Et inimesed nagu kontrollivad ennast, teatud piirini tuntakse ennast üsna vabalt, aga mingil hetkel sa näed tegelikult läbi, et inimesed pigem nagu hoiavad ennast ikkagi teatud piirist alates tagasi. Ja see piir ei tähenda seda, et nagu sõpruskonnas kuskil nagu päris vabalt ennast tuntakse. Aga pigem ongi see teatud selline distants. Ja ma hakkasingi nagu aru saama, et eksisteerib kaks sellist tasandit meeskondades. On selline igapäevane tasand, nagu pinnapealne tasand, ja siis on nagu selline metatasand. Ja sellisel pinnapealsel tasandil räägitaksegi tööjuttu, tehakse nalja, lõõbitakse, ollakse ka teatud määral kursis üksteise sellise isikliku eluga ja justkui tundub olevat kõik väga-väga okei. Ja esmasel vaatlusel paistabki okei olevat ja ongi mõnes mõttes kõik okei. Nüüd metatasand on selline tasand, kus inimesed siis tulevad oma ausate mõtetega välja. Mida nad teatud asjadest päriselt nagu arvavad? Mida nad teatud kolleegidest päriselt arvavad? Mida nad teatud juhi käitumistest päriselt arvavad? Mida nad teatud otsustest päriselt arvavad? Mis tunded neil on? Ehk siis see on see osa, mis hakkab mõõtma nüüd selle tegeliku usalduse määra meeskonnas. See ei tähenda seda, et inimesed peaksid ilma igasuguse filtrita üksteisele kõike negatiivselt välja ütlema. See ei tähenda seda, vaid siin on märksõnaks turvaline ja konstruktiivne õhkkond. Sest et kui sa juhina ei suuda luua metatasandil sellist turvalist ja avatud keskkonda, siis need väljaütlemata asjad, mis
inimesed kannavad tegelikult kuskil kuklas kaasas, nad hakkavad ühel hetkel oma elu elama, selles tähenduses, et nad hakkavad inimese käitumist mõjutama. Need on need nähtamatud elevandid ruumis. Ehk siis pinnapealselt kõik on väga hästi, aga sa tead, et näiteks 2 nädalat tagasi oli mingi intsident, millest me ei ole rääkinud, aga millel kõikide mõtted näiteks on. Ja vaat see on see ohukoht, mis sellistes nagu formaalsetes töökeskkondades eelkõige on. Ja see hakkab inimesi kuidagi nagu eemal hoidma emotsionaalses mõttes. Et nagu füüsiliselt ollakse koos, aga kuidagi nagu natuke ollakse nagu võõrad üksteise suhtes. Ja hea analoogia on võib-olla ette kujutada, et sa satud kuhugi projekti meeskonda, kus on 10 inimest, keda sa näiteks ei tunne. Ja sa võid nagu küsida endalt, et kui suure tõenäosusega sa sellistel nagu esimestel kohtumistel kohe hakkaksid nagu avanema ja hakkaksid nagu oma päris mõtteid arutama. Kujutan ette, et sul on nagu esimene koosolek, kõik nagu kombivad natukene seal ja ilmselgelt, kuna sa ei tea, kellega päriselt tegemist on, sa tead ainult nende rolle, sa tead võib-olla nende nimesid, nende taustast natukene oled uurinud, aga sa ei tunne neid inimesi päriselt. Ja kuni sa neid inimesi päriselt ei tunne, sa võib-olla ei taha ka ise nagu täielikult avaneda. Võib-olla läheb esimene kohtumine, äkki läheb teine kohtumine ja kui sellel projekti meeskonnal on nüüd väga selline tõhus liider, kes ise on hästi ehe, hästi aus ja ta suudab kohe luua sellise sõbraliku, turvalise õhustiku, siis sa võid avastada, kuidas inimesed hakkavad avanema ja võib-olla juba 3., 4., 5. kohtumisel ei ole enam seda nagu võõristamise tunnet, vaid on tekkinud usaldus. Aga see võõristamise tunne ei ole otseselt seotud ajaga, sest et on meeskondi, kus 5 aastat, aga ka 15 aastat hiljem on ikkagi tunda seda võõristamist. Sest tegelikult meeskonnaliikmed ei ole läinud sellele metatasandile, vaid pigem hoitakse sellist nagu formaalset distantsi. Nüüd, mis on siis suurim nagu ohukoht? On see, et kui inimesed ei tunne ennast turvaliselt ja suhted on pigem siis formaalsed, siis inimesed hoiavad tagasi. Ja nad ei hoia tagasi mitte ainult selliseid nagu teravalt ütlemisi, mida paljud juhid kardavad, oi, meil ei olegi vaja seda, et kui me kõik filtrid eest ära võtame, siis hakatakse üksteisele otse ütlema ja solvutakse ja seda jama ei ole vaja. Jutt ei käi sellest otse ütlemisest, sest selline otse ütlemine on pigem just selliste formaalsete meeskondade probleem, sest ühel hetkel inimene nagu kogub ja siis ta ütleb välja. Kui keskkond on turvaline ja inimene saab juba õigel ajal, õiges kohas oma tundeid ja mõtteid väljendada, siis need asjad üldsegi ei hakka kogunema ja ei tekigi selliseid pingeid. Ja selline halvasti ütlemise oht on täiesti minimaalne. Aga nüüd kujutad ette sellist formaalset keskkonda ja jutt ei käi mitte sellisest nagu üksteisele halvasti ütlemisest, vaid sellest, et inimesed kalkuleerivad kogu aeg enda peas, et mida tasub öelda, mida ei tasu öelda. Et okei, on mingi teema, juht võib-olla küsib isegi, mis te sellest arvate, mis me sellega teeme. Ja inimestel on peas mõtteid küll, aga ei julgeta öelda sellepärast, et kardetakse teiste hinnanguid. Kardetakse öelda midagi tobedat. Kardetakse pakkuda midagi, mis võib-olla ilmselgelt siia konteksti ei sobi. Kardetakse küsida mingeid küsimusi, sest arvatakse, et okei, et keegi teine ei küsi, et kas ma üksi nagu olen rumal siin, okei, ma ei hakka ka küsima, ma pärast ise pigem uurin võib-olla välja selle asja. Ja nüüd see hakkab tegelikult kahandama selle meeskonna tõhusust, sest äkki okei, sa ei ütle kohe mingisugust nagu lahendust välja, aga äkki sinu välja öeldud mingisugusest nagu sellisest natukene nagu naiivsest mõttest hakkab kellelgi teisel nagu mõtte kooruma. Või mõnikord, kui me ütleme midagi välja, siis meie enda mõtte hakkab nagu edasi sealt liikuma. Aga kui me hoiame kogu aeg tagasi ja istume ja kogu aeg mõtleme, et seda tasub, seda ei tasu, siis me ei pruugi selliste uute heade innovaatiliste lahendusteni jõuda. Ja see on just selliste meeskondade suur probleem, et seda päris sisu ei pruugigi tulla. Ja hiljem võib-olla kuskil väiksemal koosolekul, kus on nagu nii-öelda turvalisem ja sul on omad inimesed, keda sa päriselt saad usaldada, seal räägitakse kõigest vabamalt, aga see info ei pruugi enam jõuda siis võib-olla õigesse kohta. Nüüd, kui siia kõrvale panna selline sõbralik meeskond, missugustega mul on ka väga-väga palju kokkupuuteid olnud. Ja need on need meeskonnad, kus kohas sa päeva esimesest hetkest alates tunned ennast koolitajana mugavalt. Sa näed, inimesed tunnevad ennast mugavalt. Ja selle taustal nendega nagu tööst rääkimise, tööga tegelemise ja tööarutelude kuidagi efektiivsus on palju suurem. Sest sa näed, et inimesed ei krambi nii palju, inimesed ei kuluta oma energiat nendele õigetele sõnastustele, enesekontrollile,
enese korrigeerimisele, sest võib-olla keegi muidu tõlgendab sinu mingit välja öeldud kuidagi valesti ja isiklikult, vaid sa näed, et inimesed on vabad. Ja nüüd see ongi see koht, kus siis juhid sageli küsivad, et mis ma pean siis nagu oma meeskonnaga nagu sõbraks saama, et jõuda sellisesse nagu turvalisse kohta või. Siis selline hea vastus võib-olla sellele on see, et ükski juht ei saa olla oma töötajatega sõber, sest sõbrana on meil nende inimeste ees teatavad sellised sotsiaalsed kohustused. Sa ei saa sõbrale nii-öelda nagu sõbra suhtes halbu otsuseid teha, sest ta on sõber ikkagi. Sa pead mõnikord liialt arvestama sõbra tunnetega, sa ei saa talle sellel hetkel, kui oleks vaja talle võib-olla tagasisidet anda, sa ei saa talle öelda seda sellepärast, et meil oli võib-olla ühine nädalavahetus, me käisime eile õhtul koos kuskil kontserdil ja nüüd me hommikul saame kokku ja mul oleks talle vaja öelda, aga okei, ma lükkan paar päeva edasi. Ja vaat see on see, kus kohas tegelikult see sõprus hakkab lõivu küsima. Niisiis, see joon tasub ära tunnetada, et kus kohas lõpeb sõbralikkus ja algab sõprus. Ja püüda olla siis nii-öelda sellel sõbralikkuse territooriumil. Ja sõbralikkus tähendab heatahtlikkust, see tähendab hea soovlikkust, see tähendab avatust, see tähendab empaatiat, see tähendab tema silmade läbi asjade nägemist. See on sõbralikkus. Sest me väga selgelt saame aru, mida tähendab selline nagu vaenulik lähenemine kellegi suhtes ja mida tähendab sõbralik lähenemine kellegi suhtes. Vaenulik lähenemine on pigem see, et sa ütled oma asjad välja, sind ei huvita tegelikult need inimesed tunded. Sõbralik lähenemine on see, et sa mõtled, kuidas neid asju öelda niimoodi, et inimesed tundeid säästa, aga samal ajal võib-olla mingite asjade välja ütlemise kaudu isegi talle teene teha. Sest et äkki see inimene vajab seda sõnumit praegu. Äkki ta ise on ka nende asjadega natukene jännis ja nüüd kuna sina sõbrana oled, ma ei taha neid asju öelda, siis see mõnes mõttes pärsid tema arengut lausa. Aga kui sa oled sõbralik ja teie õhkkond toetab sellist sõbralikku suhtlust, siis sõbralikult toetavalt, hoolivalt, ka selliste nõudlike ja kriitiliste asjade välja ütlemine on, ütleme, sellise juhtimise meistriklass. Ja kui sa suudad siis oma selle 13 inimesega päriselt nagu luua sellise sõbraliku õhkkonna, kus asjadest räägitakse, mõnedest asjadest võib-olla avalikult meeskonna formaadis, paljudest asjadest siiski nagu isiklikus formaadis, siis see õhustik ongi see, mida ma meeskonna koolitustel sageli ära taban. Vaatan, sellise meeskonna liige oleksin ise ka hea meelega. Ja mis nagu väga eristab neid meeskondi on see, et kui näiteks päeva jooksul tekivad seal mingid arusaamatused, siis need inimesed julgevad päriselt hakata vaidlema. Nad julgevad päriselt tõstatada mingisuguseid teemasid, üksteisele vastu vaielda, sest et nende kogu suhe toetub turvalisel vundamendil. Nad teavad, et kui me siin asju ütleme või küsime, kui te kritiseerivad, aga miks sa niimoodi arvad või kas sa oled kindel, et sinu enda meeskonnas see pädeks, siis teine osapool ei võta seda rünnakuna, sest ta usaldab seda. Ja võt see on üks väga oluline teadmine. Ja nüüd, kui seda turvalist vundamenti ei ole ja ma näen meeskonna koolitustel, et meeskond jõuab samasse punkti, kus nad peaksid küsima sama küsimuse, et kuule, kas sa oled kindel, et sinu enda meeskonnas see nagu toimiks, siis ma näen, kuidas selle küsimuse tulemusena tekib pingeruumi, sest see osapool võtab seda kohe rünnakuna, kriitikana ja ta asub kohe nagu vastu rünnakule. Sest et ta võtab seda isiklikult, aga tegelikult see küsimus ei olnud isiklikult võetud, aga sellises nagu sõbralikus keskkonnas. Sa oled nagu oma inimestega koos ja sa ei pea muretsema, et keegi võtab isiklikult siin liialt mingeid asju. Siis väga oluline on, et selles sõbralikus keskkonnas kujunevad suhted hästi loomulikult, seal ei punnitata. Et ka näiteks nendel koolitustel, kus me arutame, et kuidas siis juht võiks seda avatust hakata oma meeskonnas arendama, ma pakun neile terve rea erinevaid instrumente ja paljud proovivadki selle ära teha ja mõni ütleb, et ma ei saa seda teha, et see on liiga kunstlik. Ja ei saagi, sellepärast et need suhted on jäänud nii formaalseks ja nüüd, kui sa lähed mingid nii-öelda liidritüüpi juhi harjutustega, see tundub nii ebaloomulik. Ja seepärast tuleb tegelikult hoopis teistpidi sellises olukorras alustada ja võib-olla see teistpidi tähendabki hoopiski nagu iseenda esmane avamine. Sest tihtilugu ikkagi meeskonna suhtlusdünaamika peegeldab juhi enda suhtlusdünaamikat meeskonna suhtes. Kui meeskond on üksteisest kaugenenud, siis kõigepealt vaata peeglisse, kuidas sa ise suhtud meeskonda. Kui avatud sa ise oled, kui sõbraliku moega, kui palju sa ise näitad tegelikult oma seda inimlikku külge välja. Nüüd, kui
panna selle intuitiivse arusaamise kõrvale natuke sellist teaduslikku argumentatsiooni, siis on tegelikult paar päris sellist huvitavat uuringut. Üks tehti siin, kui ma ei eksi, 2012 äkki sellise professori nagu Alex Pentlandi poolt, kus ta töötas välja seadme, mille ta nimetas sociometer ehk siis sotsiomeeter. See pandi umbes 2000 inimesele külge 6 nädalaks ja see seade siis mõõtis meeskonnas, kõikidel oli see meeskonnas külge pandud, see mõõtis meeskonnasisest omavahelist sellist suhtlust. Ja tema hüpotees oli siis see, et meeskondlikud tulemused ei sõltu niivõrd sellest, kui andekad, tublid, töökad inimesed ühes meeskonnas koos on, vaid selles, missugune on nende suhtlusdünaamika. Ja see sotsiomeeter mõõtis üle 100 erineva sellise sotsiaalse mõõdiku, alates hääletoonist, kes vestluseid alustas, kui palju keegi katkestas. Ja ta lõpuks siis leidis selge korrelatsiooni 3 mõõdiku ja meeskonna majandustulemuste vahel. Ja need 3 mõõdikut oli siis energy, mille võiks siis tõlkida eesti keelde selline suhtlemisaktiivsus. Teine oli engagement ehk siis suhtlemissidusus, kas kõik olid seotud meeskonnas ja võtsid osa suhtlusest. Ja 3. oli siis engagement ehk siis selline, exploration ehk siis õppimisvalmidus ja õppimisvõime. Aga selle jutu kontekstis kõige olulisem ongi see energy ehk siis suhtlemisaktiivsust, sest kõige kriitilisem ja olulisem näitaja esimese punkti hulgas oli see, kas meeskonnas suheldi ainult tööalastel teemadel või mindi ka aeg-ajalt isiklikule tasandil. Ja oli selge korrelatsioon, et kui meeskond julges minna ka isiklikumale tasandile, siis olid tal ka töötulemused paremad. Ja teine analoogne uuring viidi läbi 2008. aastal Google'i poolt, projekti nimi on Aristotelese projekt, ma olen motivaatori blogis sellest palju kirjutanud ja ma ei hakka sellest pikemalt praegu rääkima, aga kõige olulisem avastus, mis edukate meeskondade kohta Google leidis, oli see, et väga edukates tiimides oli väga kõrge psühholoogiline turvatunne. Ehk siis just see jutt, mida ma siin rääkisin, et inimesed tundsid ennast mugavalt, mille eeltingimuseks on see, et see suhe peab olema liikunud metatasandile. Kuni ollakse rollides, maskide taga ja hoitakse sellist formaalset keskkonda, siis tegelikult seda psühholoogilist turvalisust ei saagi tekkida. Ja 3 siis soovitust sulle juhina. Punkt 1, mainisin ka, meeskond on alati juhi peegel. Kui sulle tundub, et teie suhtluses on vajaka jäämisi, kõigepealt hakka jälgima kõrvalt seda, kuidas moodi sina oma meeskonnaga suhtled. Ära algul proovigi midagi muuta, parandada, püüa lihtsalt nagu jälgida. Et kui sa oleksid nagu kõrvaline isik ja keegi nagu hindaks sinu suhtlusstiili, suhtlusteemasid, olekut, üksteise juures olekul, siis jälgi ja kui oleks selline skaala nagu, skaala ühes otsas on nagu avatud suhtlus, skaala teises otsas on selline nagu distantseeritud emotsionaalses mõttes suhtlus, et kuhu sa selle paneksid, et missugune on sinu enda tegelikult tänane stiil. Kui sa avastad, et see ongi võib-olla natukene selline liialt formaalsusele kaldu, siis sina peaks tegema selle esimese sammu. Ja kui teie nagu meeskond ei ole veel valmis avama üksteist endale, siis ava ise ennast. On erinevaid harjutusi, ka tunnustava juhtimise koolitusel me käime mõned läbi, aga idee on siis selles, et teatud tehnikate kaudu näidata ennast inimesena. Teine soovitus on lihtsalt hakata inimeste kohta veitsa rohkem huvi tundma. Ja paljud juhid on öelnud, oi, minu töötajad küll ei tahavad küll tegelikult. Need töötajad, kes ei taha, nad ei usalda sind enam. Tegelikult kõik töötajad tahaksid töötada sellises töökeskkonnas, kus on turvaline olla, kus on normaalne juht, kes näeb mind inimesena, kes mõistab mind inimesena, kes tunneb minu kui inimese vastu huvi. Kõik tahaksid sellist töökeskkonda. See, et nad täna on väga skeptilised ja hoiavad eemale, on sellepärast, et nad lihtsalt ei usalda juhti või juhtkonda. Ja loomulikult kõige efektiivsem tööriist üldse juhina inimestega sellist tüüpi suhet arendada on 1-1 vestlused. Kui sa kohtud oma inimestega ainult nädalas korra koosolekul ja 1 kord aastas kuskil arenguvestlusel ja kogu see aeg kulutatakse ka ainult mingitele tööjuttudele, siis ilmselgelt teil ei olegi mingisugust nagu suhet. Ja kui seda suhet ei ole, siis ei ole mõtet ka rääkida avatud meeskonna tunnetusest. Seetõttu, kui sa hakkad kas või 6 korra või kvartalis korra tegema vestlusi ja ütledki, et osad vestlused on tööjuttudeks, osad vestlused on niisama rääkida meie muredest, rõõmudest, meie koostööst, siis see on see, kus see suhe hakkab arenema ja avatust ka tekib. Ja loomulikult ülioluline on ka ühised väljasõidud. Ehk siis minnagi sellest formaalsest töökeskkonnast välja ja veeta aega, teha midagi koos. Seal tekivad iseenesest mingid jutud ja sa saad ennast avada ja sa saad oma inimeste kohta ka rohkem teada. Niisiis, ei tasu karta,
avatud meeskonda, sellel on kindlasti väga-väga tugevad plussid ja eelised sellise formaalse kaugenenud töökeskkonna ees. Kui mul jäi midagi välja ütlemata, sul on mõni hea mõte, kuidas sina oled seda näiteks oma meeskonnast teinud või mõni hea soovitus teistele juhtidele, siis kindlasti lisa siia alla kommentaaridesse. Ma olen selle eest väga-väga tänulik, sest et ma soovin ise ka uusi asju kogu aeg juurde õppida ja ise ka arendada. Aitäh sulle vaatamist ja tšau!